Mida sa teeksid, kui sa näeksid maa energiavälju ja oskaksid tõlgendada inimeste ümber olevaid energiaid? Kalju Paldis on just selline mees, kes on elanud lapsepõlvest peale selliste oskustega. Lisaks on tema toiduks ainult vesi. Kalju, sa näed päris kobe välja mehe kohta, kes on 7 aastat ainult veest toitunud. Mismoodi sealt veest toitainet siis saab? No, kui võtta nii võtta, vesi ju kõik lähevad ka, ega muidu öelda, et vees on kõik vägi ja aga vee on ju mateeria, mis on 3 olekus ja vesi juhib ju kõike. Vesi juhib infot, juhib toiduainet, mineraale, valke, tema ju lahustub või siis suunab õigesse keskkonda. Ja ülejäänud on kõik on info, sest et kõik koosneb informatsiooni maailmast ja nii lihtsalt asi käibki. Ehk siis, et sa jood vee sisse juba teadmisega, et sa saad sealt kõik vajalikku? Täpselt. Vaat see sama suhtlemine üldse infoväljadega. Kui sa suhtled infoga ja räägid häälega, siis ka mõtted hakkavad sul materialiseeruma. Nii on ka toiduga, kui sa sööd teda mõttes või sööd sa teadlikult, ütleme, räägid toiduga kui mateeriaga, siis inimesed söövad vaikides oma toidu ahel ära, panen kartulat, panen seda taldriku peale, aga mina teen teistmoodi, mina laen selle energiainformatsiooni vedelikku, tähendab vette otsa mõttes vahel ka tee sisse ja palun mulle hetkel vajalikke aineid, mida minu organism vajab. Ja see ongi väga lihtsalt käibki. Praegu sa oled ilmselt nagu õlitatud masin, eks ju, et kõik toimib super hästi, aga alguse poole, mis seal võib nagu ette tulla? Huvitav, mitte midagi. Minul on eluetapid, ma olen olnud ka taimetoidu maailmas ju pikka aastat, ütleme 18 aastat ma ei ole ju liha tarbinud, ütleme orienteeruvalt. Said siis vegetariaan või vegan siis? Ja ma olin ka, ma läksin üle taimetoitlusele, siis ma läksin üle toortoitlusele, siis läksin üle mahlatoitlusele, juba vee hulgas oli ka mahlatoitlus, üks aasta otsa tarbisin mahla, jõin ju ka piparvõdi kakao tuntud, kunagi jõin. Ma olen ka neid vedelikke, teisi vedelikke proovinud ja praegu ka aastat korra jõin ühe klaasi mahla või 2, aga porgandimahla tihedamini. Kõik, mis on nagu elava, kas siis juureline või siis leheline, see ongi nüüd, kuidas kellegi on, kes on sisemise juurelise pinnavormile, osa sobivad nahapinnalised vormid. Ka taimede maailmas on ju väga huvitav maagia. Kui me räägime taimest, siis minu jaoks on taim alati olnud nagu kui abistav või tervendav või ravivahendina on ta ka olemas. Vaata, võtame õisik. Me teame, minu jaoks õisik ravivahendina on just meie kehas olevate, ütleme, põletikuliste vormide. See, mis on nagu nähtamatu energiainformatsiooniga meil. Õisik siis tervendab just seda põletikulist protsessi, mis on siis nähtamatu, mis on kulmineerivalt keha ümber selle haiguse kolde väljalises osas. Aga see, mis on, ütleme, leht ongi nagu vaatad organi või siis ka naha pealse pinnale mõjutatav. Leht ongi see, nagu mis on pinnavormina. Vars mõjutab meie veresoonkonda, kõik, mis on toruline, õhupindiline, luustiku ja nii edasi. Ja juur on ju vaata see, mis tungib meie sügavate lihaskudedesse, ja vaata, tema läheb ka maases kudedesse ja otsib mingi maases. Siis olen ka soovitanud taimeteetset ja neid vorme kasutada just, mis on koevormilised. Ja vaata, niimoodi ma ka tarbin toitun ka sedasi, et ma teadlikult võtan siis neid looduslikke teesid ja ka nende kaasabil ma saan teatud ained, mis mul on puudu. Ja ka kindlasti iga kord ma palun nende kaasabil. Räägitud on ka praana toitumisest ja sina oled ka sellel teemal sõna võtnud, ehk siis, et inimene saab energiat kõiksusest ja ilmselt siis see armastus ja päikesevalgus. Jaa, päike on ju põhikomponent, päike on ju uue maailma looja. Hommiku tõuseb päike, loob uue maailma ja toob tänase päeva energiaseosed siia maailma. Ja praanatoitlastest ma olen uurinud ja vaatan seda valgusesse spektrisse. Mina olen kausaliselt, ütleme, valguse toitu ja selles suhtes, et ma alati pöördun päikese poole, palun tema kaasabi. Ka talvel, kui inimesed tarbivad D-vitamiini, siis mina ja minu elukaaslane, me ei ole ühtegi D-kõrval vitamiini võtnud. Kalju, kuidas sa energiaid näed? Mismoodi sa näed maaenergiaid, kuidas sa tajud inimese energiat? Kui sa mind vaatad, sa näed värve või? Ma lihtsalt vaatan inimese fooni ja inimese keha hakkab rääkima. Aha. Ta räägib minuga, kui on kellegi midagi, näiteks sul on praegu seedimine, ei ole kõige paremas korras, seedimisega on kõht on tihti kinni, tahaks saada vabamalt pinge. Mul on need jõulusangad veel. Ei, jõulusangad on üks asi, aga ongi jõulusang hoiab kinni siis, kui meil on mingisugune pinge, enesevita vabastamine. On. Ja see tekitabki need jõulusangad, ta hoiab kinni mingisugune energiat. Ka minul on väike raskude siin. Mõni ütleb, et sa oled Kalju
tüse, sul on rasv. Veest oled tüse. Aga vaadake, õhus on kõik olemas. Asi selles, mul peabki olema teatud rasva väike kiht. Kui mul seda ei kontsentreeruks, siis tekiks mul anoreksia. Väike rasv, öeldakse, naha all on väga kasulik. Mind hakkas huvitama, et miks söövad antidepressante kõige arenevad riigid. Norras ligi 80%, Rootsis 72%, Soomes 68%. Eestis kasvab. Ja huvitav on see, vaadake, inimene mäletab, eile oli päike soojem, toit oli maitsvam, emotsioonid olid paremad, seksuaalsus oli parem, kõik oli hea. Ja nüüd ta lähebki oma tundega on minevikus. See tundekeha, millest me nüüd rääkisime, see nähtamatu keha, see ongi seal minevikus. See jäi seda sama kogema ja uut me ei oskana vastu võtta. Ma tahaks tunda eilset toidumaitset, eilset klammerdunud ja kinni jäänud. Kinni. Ja nüüd ongi, siin on sinu füüsiskeha ja siia kaugenevasse vormi jäi sinu tunde emotsionaalne keha. Ja nüüd tekibki tühki, mul on depressioon. Ja nüüd ta hakkabki tarbima ja siis meditsiin sai aru, aju on vaja ära petta, tuuakse siis need antidepressandid, mis on looduslik ametlikud narkootikumid. Teeb tuimaks, on ju? Ja, aga ta võtabki sinult kogu elu emotsiooni, ta võtabki üle keemilise emotsioon, sa maailma loob ja sa muutud apaatseks. Ütleme, aitab siis see, kui sa oled kohal oma kehades ja märkad neid ja tood nad nagu hetke või? Ja, tähendab, sa suhtled iga päev ja ütledki eilse kogemusest, aitäh, panen selle ukse kinni ja ütlen tere hommikust täna uuele kogemusele. Aga et ma jää eilset kogemust, kas ta on positiivne või negatiivne kinni. Ohtlikum on positiivne kogemus, sest seda me tahame korrata. Negatiivset me ei taha kogeda, aga negatiivne tuli meid välja viskama sellest mineviku kogemusest. Tuleb mäletada ja andestada. Ja, iseendale ja öelda aitäh. Ja kui sa oled nagu aitäh, siis enam ei tule see ellu, seda saab aru, et sa oled mõistnud seda. Kõik me oleme, ka mina olen elanud üle teatud olukordi, hetkeolukordi, ka minagi ei ole ju puht ainult praanane ja ainult õitsasorid, ka minul oma emotsioonid, oma olemus, aga ma andestan ja mõistan neid. Kas siis armastus on kõige tugevam jõud universumis ja sellega nagu saabki ennast kaitsta, ütleme, kui on sellised kas vaimolendid või mis iganes mured? Teate, mida mina olen mõelnud, et mina ei kaitse ennast. Kaitse on ajutine abinõu, mida ma olen ka inimestele õpetanud, et kas siis mingi valgusenergia ümber või midagi. Mina lihtsalt ütlen, minu ümber on valgus ja valgus saadab mind ja armastus ja valgus on minu õpetajad ja minu looming. Olen näinud 3 pühadust kunagi meie Paulus II või see katoliku kiriku pea käisin Eestis, oli klaapis peidus. Kui ta nii pühalik ja Jumalaga ühes ruumis on ja ta ei tohiks ju vaenlase olla, aga ometi ta on ihukaitsjate poolt ka veel kaitstud. Siis tuli kohale see meie Vene õigeusu kiriku pea Aleksius. Ma vaatasin, et seal on ka turvad ja verekoerad olid kiriku läbi ja kõik piiratakse kinni. Huvitav, 2 suurt pühadust, kes omavad siis jumalikku väljakutset ja nad on nagu erilised isiksused, kes on siis puhtas mõtteruumis peaks olema ja on mustaga kaetud, kõik on musta pandud. Ja siis tuli see pühadus Tailaama siia ja ma nägin Vabadusväljakul kõndi ja ma mõtlesin, et huvitav, palju tal neid turvamehi on. Ma vaatasin, oli küll jah, 100 meetri peal 2 mingisugust sellist kaitsemeest, käisid seal tagant järgi ja ta jalutas üksi ja siis ma vaatasin seal mehe otsas, et ta ümber on valgus ja teda ei saagi ei lasta, ei hävitada, ta ongi lihtsalt energia. Ja mina hakkasin pärast seda oma ümber tooma valgust, mind saadab valgus. Kalju, see on nii suurepärane õpetus ka meie vaatajatele. Sa oled valgus ja sind saadab ja sa lood alati valgust.